ja et ma tervitan teid kõiki uue aasta puhul. Me saame esimest korda praegu kokku, aga no, väga tore on meil koos olla ja nagu elurõõmu jagada omavahel. Jah, et ega see väga suur pidu ei ole, et see on selline natuke tagasihoidlikum pidu, aga ma ei tea, et meie kõik, no keegi ei tea, mida uus aasta toob. 825 aasta. 825 aasta. Mida toob, ei tea. Ja, et ei tea, võib-olla olukord võib ka muutuda veidi keerulisemaks, ei tea. Jah, et aga ma ise tunnen, et sel aastal ega midagi kergemat ei ole. Aga näeme, mis elu toob edasi. Ja et ärme mõtleme praegu selle peale, oleme praegu omavahel ja mõtleme praegu nagu omavahel. Jah, et kõige tähtsam on ikkagi omad inimesed, samuti ka omavaheline suhtlemine on väga oluline. Ja et see ikka annaks rõõmu ja et soojendaks südant. Ja et siis rahulikku ja head seda aastat edasi ja kõigile ikka rahu ja tervist kõigile ja niisugust nagu muretumat elu rohkem. Ja et rohkem mul praegu sõnul ei ole. Veel praegu, kui keegi tahab midagi sünnipäeva lastele, praegu on 3 sünnipäeva last on. 3 on. Kes 4 on? Ei, on, aga kohal on 3. Kohal on 3 sünnipäeva last. Kes need on? Et Siimul tuleb 10.45 juubel, 10. jaanuaril ja Kaidol ka tuleb 10. sünnipäev. Tema saab 51. Eelmine aasta juurde. Ja et siis juhatuse liit, et nad on mõlemad juhatuses ja korraldavad ja Siim teeb filme, see on väga oluline. Ja et hiljem tulevikus saavad teised koolid inimesed vaadata neid, et see jääb nagu ajalukku. Ja et pensionäri peol alati Siim juba ammusest ajast peale hakkas käima ja siiamaani käib, et tema austab eakaid inimesi. Ja juba ammu käib. Ja kui ammu. Kiia seal midagi küsis Siimu kohta. Jah, et aga. Jah, et ega siin ühingu tööd on väga palju, see on suur töö. Jah, et meie soovime sulle tugevat tervist. Jah, et tugevat tahtejõudu ja vastupidavust, et ikka toimetada edasi. Jah, et ka meie sünnipäevalaps Siim, et sa oled, jah, et meil alati nõu ja jõuga abiks olnud, et sa alati hästi mõtleksid et sa oled väärt, et sa oled väärt meile ja et sealt siis nüüd loeb selle salmi, mis seal on. Ja ela seda elu, mis on elamist väärt et kui sa oskad unistada ja et siis
küllap suudad oma unistused ka täide viia. Ja tea, et oma tervist peab hoidma. Ja et leia naeru ja see on lahkeid sõnu, et see on juubel 45, et see toob sulle õnne, töökaid tegusid ja kogemusi ja oskusi ja nautida elu rõõmu. Ja et me tänutundega Tartumaa Kultuuriühingu pensionäride selts, mille koos lilledega ja nii nüüd tuli teemaks Põdra Nikolai. Et tema alati kaitseb meid kord, ei jäta maha, ei ole uhke ega ülbe. Et niisugune tuntud ja tark ja austab meid südamest, et on väga hea südamlik inimene. Alati käib, kui on vaja midagi, loengut nõus loengut pidama ja samuti väga tore jõuluvana oli ja kõigile väga meeldis, tõi palju rõõmu kõigile. Ja et oleks veel nagu palju kiitvaid sõnu öelda. Meie armas Nikolai, sina, me imetleme sind, et sa oled, et sul on nii palju elujõudu ja soojust ja et sa oled alati kaastundlik ja et sa alati meid, et sa jagad elu armastust ja alati sul on midagi ja et sa jagad alati kõike, mis vaimutab inimesi, inimene saab täpsemalt lugeda. Ja elutarkust ja hoolimust ja kõike. Et sa oled meil alati olnud toeks. Aitäh sulle ja aitäh, et sa oled meil olemas. Palju õnne et naudi elu ja kõike head ja mõtle häid ilusaid mõtteid. Suur tänu teile kõigile. Ma tänan, et te olete minu võtnud omaks, oma sõbraks ja juba palju aastaid. Mina tunnen juba teid, teie tunnete mind. Me ei saa maailma ei saa muuta. Me ei pea ka ennast muutma. Kui siis ainult nii palju, et veel paremaks saada, kui siiani olime. Otsime ikkagi sõpru ja ärme otsime kõik, et näe, halvasti on. Päikest ei ole väljas. Kui praegu ei ole, küll ta jälle tuleb. Ja käime ikka koos, sest see on meie tervisele, see on meie hingele, see on meie vaimule ainult kasuks. Ja tänu sellele, et mul on siin hea abiline, ta hoiab kursis mind, kuidas teil läheb ja mis me teeme. Ja kui teie mind kutsute, siis ma alati tulen ja olen teile nõus, abis. Ma tänan teie maimut, no seda ei jõuagi ära tänada, see võtaks palju aega kohe, et kõige eest teda tänada. Siim on väga asjalik. Kõik need üritused, mis ta on, kus me oleme käinud, mäletan, et siin see väikeloomade, kui lindusid käisime päeva, väga vahva. Ma poleks võib-olla kunagi sinna sattunud, aga näete, Siim korraldab neid üritusi ja ongi tore, et sellised tegijad on eesotsas. Ja ega muud kui kaunist aastat ja hoiame oma tervist ja siis ongi elu hästi. Aitäh sulle
väga kenasti, väga ilusti öeldud, väga ilusti öeldud ja aitäh sulle. Õnneks, et me kõik teame maimud, tunneme maimud, teame, et aastat jaanuarikuud alustab alati maimu meie hulgas. Nüüd selgub, et ka Nikolai pressib vahele. Aga on tore, on väga tore, et meil on nii toredaid inimesi, kes ei häbene meie keelt, kes ei häbene meiega rääkida. Ja mina olen elus väga paljusid kohtunud, kes ikka püüavad kurtidest halvasti rääkida. Siis ma olen ikka parandanud, et nii ei sobi. Inimesed on kõik võrdsed. Kui sa oled kuulmise kaotanud või pimedaks jäänud, ükskõik mis invaliidsus, häbeneda ja solvata ei tohiks. Ja meil on siin niisugused toredad noored mehed, kes alati käivad, sõbralikult kallistavad ja minul on ka hea meel kaugelt tulla, vara üles tulla, ei viitsi, aga peab. Täna otsustasin, eile õhtul läksin magama, ei tea, kas ma ärkan, võib-olla magan sisse, aga õnneks ärkasin ja tulin. Ja nüüd tänaga on nii tore meeles pidada maimut. Maimu on mulle nagu poolenisti õde, sõbranna, koos. Esimest korda ma nägin maimut, kui maimu oli 16 aastat vana. Spordivõistlustel suusatamas, nii et maimul on elupõline sportlane meie hulgas. Kõiki alasid ta oskab, kõike ta teeb väga hästi, tubli spordis, töös. Maimu ütles, et ta ei taha kuulata. Eks ma siis püüan. Palju õnne sulle, maimukene, kallitene. Nii, peaksin edasi minna. Ei no, Minu kord sulle need lilled. Kingitus, ole tubli, ole tubli. Mul on alati hea meel. Aga mulle tahab seda. ja ma räägin. Ja pensionäride seltsi esinaine Maimu Sabal. Meil on täna ilus sünnipäevalaud. Meie kõik oleme nõus ja me juhatuses ka arutasime, et meil on üks idee, mida sulle kinkida. Ja et sul igav kodus ei oleks. Et loodame Tartumaa Kurtide Ühing kingib sulle, oota. Nii, raamatu. Väga hea raamat. Aeglusta vananemist. Päris hea raamat. Et seal on mida soovitatakse, kuidas mida teha ja mida süüa soovitatakse ja kõike. Et ja kõik on nõus, et see sulle kinkida. Jah, et tulevikus, jah, et tervis on väga oluline. Jah, et see raamat sulle ja toota veel natukene. Ja siis veel on siin kaart ka. Mina ju öösel tegin see salmi saatsin talle. Kas ta sai 80, ta on siis minust noorem, jah? No ühe aastas. Jah, et sulle ja et õnnelikult ja et õnn oleks sinuga kaasas. Ja sul tervist oleks nii palju, et sa vastu peaks. Jõudu nii palju. Ja et sa ka vastu peaks ja et elu annab sulle. Ma võin sulle pärast siit lugeda. Ja et õnne nii palju, kui soovid sa vaid. Ei õnne nii palju, kui soovid sa vaid. Palju õnne. Jah, et Tartumaa Kurtide. Jah, et Maimu ütlebki, et mul on väga oluline see, et raamatud on mulle väga olulised.
veel öelda. Vaata, sa ütlesid siin, et justkui mitte kurdid, teised inimesed nagu suhtuvad kuidagi teinekord halvasti kurtidesse või võib-olla, et see keegi kuskil on olnud, aga minu tutvusringkonnas läbi aegade ei ole mitte keegi kuskil solvavalt kurdi kohta öeldud, et näe, sa oled kurt või midagi niisugust. Ja mida ma olen tähele pannud, eriti viimasel ajal, kui on siin need tublid viipekeele tõlgid, näiteks Elle ja Tallinna omad ja on tutvustanud seda, tutvustanud kogu Eesti kurtide eluolu ja siis on see huvi kurtide vastu tunduvalt tõusnud. Ma mäletan siin laulupeol, mäletate see Tallinna poiss, kurt poiss, kes tõlkis siin. See oli tunnistanud ju parimaks kohe. Tubli poiss, mis ta nimi oli? Jegor, ja väga vahva. Ja siin Tartus ka, kui Helle siin tõlgib, siis ütlevad, et teate, me ei vaadanudki seda pidu, me vaatasime rohkem seda viipekeele tõlki. Noh, et suhtumine kurtidesse küsitakse näiteks minugi käest ikkagi, tuntakse rohkem huvi, kuidas kurtidel läheb. Ka linnavalitsuses ja volikogus on meil olnud arutlused ja nii, Siim, ole julge, kui on ikkagi teile raha vaja, siis küsige. Kui kõik ei saa, aga võib-olla saab pool sellest rahast, ei ole ka rohkem kui mitte midagi. Nii et tuleb julgelt küsida, küll siis ka raha tuleb ja ilma rahata saab ka küll elada, aga rahaga on siiski parem. Ja nii et igatahes ma ütlen, et kurtide hulgas on väga palju tublisid igal tööalal. Võtame ka seesama Jaanuski. Ta on nii tugev ehituse mees, vähe sellest, et ta on ehituse mees. Ta on ka kunstnik. Minule tegi ta välistrepi seal ja kõik, kes tulevad, ütleb, et oi, kui ilus trepp teil on. Jaanus tegi. Jaanus käis keldris meil põrandat tegemas, muidugi Jaanus arvas, et nagu keldri põrand on ikkagi, mis ta on, eks ole, risu-räsu täis. Aga meie Hellega käisime siis, tõime uhked plaadid ja mis see Jaanus siis ütles, et teil saab nagu keldris nagu lossis olema. Nii et ja siis ta tegigi selle keldri põranda tõesti nagu oleks lossis.
ei ole keldripõrand, ei ole mingisugune tolmune, risune, räsune, vaid meil võib toas ussidega ilusti minna. Nii et ja lisaks Jaanusele on siin teisi tublisid töömehi ja igal erialal, nii et ei midagi muud, kui kurdid te olete tublid. Ja aitäh. Ja sina mine löö ka kõigiga kokku. ja nii. Ja mine löö ka kõigiga kokku. Võtame ära, et jalus. Tervist kõigile, tervist. Nii. Tervist. Palju õnne siis. Oh,